Eesti elektriturg on täielikult avatud alates 2013. aastast. See on vajalik ja kasulik nii tootjatele kui ka tarbijatele. Elektriturg võimaldab elektritootjatel elektrienergiat müüa. Toimiv turg ning läbipaistev hinnakujundus annavad omakorda investoritele ja tootjatele alust pikemaajaliste investeerimisotsuste tegemiseks. Tänu avatud elektriturule võib tarbija kindel olla, et elektrit toodetakse kõige kulutõhusamal moel ja ta saab elektrit osta käesoleva hetke parima hinnaga. Tõsi, börsihind on kõikuv, mis tähendab, et ühe tunni hind võib olla väga soodne, teise oma aga kordades kõrgem. Eesti on osa Nord Pooli elektriturust. Igas Nord Pooli kuuluvas riigis on vähemalt üks hinnapiirkond, suuremas riigis võib neid ka mitu olla. Piirkonnad on omavahel ühendatud elektrienergiat transportivate kaablite ehk ülekandevõimsustega. Elektrit toodetakse ja saadetakse ühisesse elektrivõrku. Sealt liigub elekter sinna, kus on nõudlust. Kui Eesti elektrivõrgus on puudujääk, saame elektrit lähinaabritelt. Kui naabrite elektrivõrk vajab lisatuge, liigub Eestis toodetud elekter üle piiride. Võiks ju eeldada, et ühisel elektriturul tegutsevate riikide elektrihinnad on samad, kuid nii see siiski ei ole. Elektrihinnad erinevad piirkonniti, kuna riikide vahelised ülekandevõimsused on piiratud. Kuidas kujuneb elektri börsihind? Börsihind moodustub nõudluse ja pakkumise tulemusel, arvestades ka ülekandepiirangutest tulenevaid kitsendusi. Elektriostjad edastavad iga päev börsile tellimuse, kui palju nende kliendid järgmiseks päevaks elektrit vajavad. Elektrimüüjad teevad selle põhjal pakkumisi. Nõnda selguvad nõudluse ja pakkumise kõverad, mille ristumispunkt määrabki toodetava elektrikoguse ja hinna. Esimestena pääsevad turule taastuvenergiast ehk tuulest, veest ja päikesest elektrit tootvad üksused. Kuna taastuvad allikad tekivad loodusjõul ning neist ei teki keskkonnale kahjulikku süsihappegaasi, on elektri tootmine odavam. Kui taastuvenergia võimsusest piisab nõudluse katmiseks, on elektri börsihind soodne. Kui taastuvad allikad ei suuda nõudlust katta, siis pääsevad börsile kallimad elektrijaamad, näiteks tuuma, põlevkivi, kivisöe ja gaasielektrijaamad. Seal toodetud elekter on kallim nii kütuse kui ka võimalikud CO2 emissioonitasu tõttu. Elektri börsihinna määrab viimane pakkuja, kes on turunõudluse katmiseks vajalik. Kui viimasena teeb seda kõrgeima hinnaga gaasielektrijaam, määrabki ta ära konkreetse tunni elektrienergia hinna. Kui turul on elektridefitsiit nii suur, et elektritootjad ei suuda nõudlust katta ning nõudluse pakkumise kõverad ei ristu, määrab Nord Pool selleks tunniks maksimaalse elektrihinna. Näiteks 4000 eurot megavatt-tund. Mõned suured ärikliendid võivad siis loobuda oma tarbimisest ja müüvad tarbimata jäänud elektri turule tagasi. Tarbimise hetkel püütakse päevasisesel turul nõudlust ja pakkumist alati tasakaalus hoida. Börsihinna kõikumine mõjutab igapäevaselt ainult neid kliente, kes on valinud börsihinnaga elektripaketi. Fikseeritud hinnaga elektrilepingute omanikud maksavad elektri eest kokkulepitud tasu. Siiski mõjutab börsil toimuv ka kindlaks määratud elektrihinna kujunemist. Kui börsihinnad tõusevad, siis tõusevad ka fikseeritud hinnad. Börsihinnale avaldavad mõju ka elektrijaamade ning ülekandevõimsuste hooldus- ja remonditööd. Taastuvenergia puhul seegi, kui palju vihma sajab, päikest paistab või tuult puhub.